Bismillahirrahmanirrahim. Täna me oleme siis leheküljele 42 jõudnud ja siin on meil valikuline mädd. Eelmine kord me rääkisime siis kohustuslikust mäddist. Valikulise mäddiga on niimoodi, et tegelikult see natukene tõmmekas on see, et ta näeb täpselt samasugune välja, nagu on kohustuslik mädd. Ja nagu ma just siin tegelikult enne selle lindistuse käimapanekut jõudsin mainida, et õpetaja ka ei tea kõiki asju ja parim õppimismeetod on tegelikult teiste õpetamine, et mina ei oska teile ausalt öelda enda taseme pealt, mille järgi peaks vahet tegema, kas see on nüüd valikuline koht teha seda mäddi Koraanis või see on kohustuslik koht. Mina kui ma loen, lähtun sellest, et iga kord, kui see mäddi märk on, siis mina teen mäddi, siis mina pikendan, sest ma ei tea, kus on, seal on omad reeglid, mina veel ei ole nii kaugele jõudnud, et ma oleks õppinud, et kus on välja arvatud see osa nüüd, mis on siin selle valikulise mäddi lehekülg 42 all, kus näitab, et on selle ja lõpp. Vot seda ma tean, et see on see, et võib teha pikemaks, aga ei pruugi, aga seal ei ole seda mäddi märki ka üldse, et seal sa lihtsalt tead, et sa võid seda venitada. Kui on mäddi märk, siis osades kohtades nagu võib ja osades peab. Mina lähtun sellest, et ma teen, aga põhimõtteliselt siia siis ma oma Koraani õpetaja abiga valisin teile sellised sõnad, mis Koraanis siis on sellistest kohtadest, kus võib siis teha, aga ei pruugi. Nii et kui ma nüüd loen, siis ma loengi igat ühte põhimõtteliselt 2 korda, et esimene kord, kui ma ütlen ja siis teie ütlete järgi, on ju, siis ma teen selle nii-öelda mitte mäddiga ja siis teine kord teen selle pikendusega mäddiga. Nii et bismillahirrahmanirrahim, hakkame siit otsast vaatama, teie jälle siis kordate järgi, kui ma ütlen. Yada abi. Yada abi. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Fiha anharun. Fiha anharun. Kalla inna. Kalla inna. Irji'i ila. Irji'i ila. Wama adraka. Wama adraka. Yaslaha illa. Yaslaha illa. Adzabahu ahadun. Adzabahu ahadun. Wathaqahu ahadun.
وثاقه أحد. ربي أهانني. ربي أهانني. إلينا إيابهم. إلينا إيابهم. أما إذا. أما إذا ربي أكرمني. ربي أكرمني. في أي سورة. في أي سورة. الذي أخرج. الذي أخرج. هؤلاء. هؤلاء يا أولي. يا أولي. يا أبت. يا أبت. يا أيتها. يا أيتها طعامه أنا. طعامه أنا. علمه إلا. علمه إلا. به إلا. به إلا. هذه أنعام. هذه أنعام. ما له أخلده. ما له أخلده. يراه أحد. يراه أحد. ماله إذا. ماله إذا وثاقه أحد.
وثاقه أحد. Nii, ja siin, nagu ma enne mainisin, siis 3 viimast rida. Te näete siin seda märki, mis on sõna järel. Tunnete võib-olla ära, siin ei ole numbreid küll sees, aga see näitab seda, et mitmes ääja on Koraanis ja see märk on ääja lõpus siis. Ja see reegel oli siis see, et kui me retsiteerime Koraani, siis viimase pika täishääliku, näiteks siin on alif, 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 jää, vau, ja et selle viimase täishääliku me võime siis venitada pikemaks lihtsalt Koraani ilustamise pärast. See on siis üks see valikulise mäddi võimalus. Nii et me võime öelda bi'ad lihtsalt. Ja mäletate seda, me rääkisime ükskord ka vist, et kui meil on ääja lõpp, siis ääja lõpus me seda viimast käände lõppu ei häälda. Et need kriipsukesed, mis siin viimas lõpus on, neid me välja ei häälda, kui on ääja lõpp. Nii et see esimene siin oleks bi'ad või bi'ad. عذاب عذاب راق راق مرصاد مرصاد سينين سينين آمين آمين تقويم تقويم سافلين سافلين زيتون زيتون ممنون ممنون تعبدون تعبدون يوم الدين يوم الدين. Nii, selle ringiga saime otsa korrale. Kas on tekkinud mõni küsimus? Ei ole? Okei, siis teine ring ka. Oota, aga seal ingliskeelses raamatus on sul see keskmine rida, alumine rida nagu 2 korda läinud. Ehk siis need alumised 4 sõna on nagu olematud. Et siis need peaks ma tean, sellepärast eestikeelses ma parandasingi selle ära, et seal on mingi copy-paste viga vist oli tekkinud, mis läks trükki. Et täitsa teadlik, aga jah, siis eestikeelses parandasime ära. Nii, vaatame siis tähendust ka. Kas keegi oskab mulle öelda, mis asi on jäda äbi? Tabbat jäda äbi lähebi vatab. Nii. Ma agna maaluhu ma kasab. Ja, nii, kus kohas see on ja mis asi see on? See on see Abu Lahabi, kes on see mässad. Just. Nii et äbi siin on siis selle Abu Lahabi kohta, lähebki edasi, et sa pead jäda äbi lähebi, on ju. Aga mis see jädd on? Käed, käsi, käed midagi. Jah, käsi on jädd. Vot see on siis niimoodi täitsa niimoodi välja lõigatud sealt, et iseenesest jäda äbi on niisugune, et nagu isa
käed kuidagi veel käändes ka, et nagu üksinda ta ei tähenda mitte midagi, aga see on lihtsalt selle häälduse harjutamiseks siin niimoodi, jah, aga sellest suurest. Nii, siis on meil jäääijuhä, mis tähendab jää oli siis see, just jää on siis see hüüatus araabia keeles, mida me eesti keeles tõlgime oo, aga tegelikult eesti keeles tänapäeval keegi ei räägi niimoodi, et ma ei tea, oo Heleni. Et see, me ütleme eesti keeles selle kohta lihtsalt üte. Nii et kui ma grammatiliselt struktuuri selgitaksin, siis ma ütleksin araabia keeles, juhul kui järgneb üte, siis pannakse algusesse see jää, mis tähendab, et keegi nüüd kellegi poole pöördub. Vot. See on nagu see Hamlet või mingi. Just. Et tänapäeval Euroopa keeltes ei kasutata seda, aga araabia keeles, siis standard araabia keeles siiamaani tähendab, et järgneb üte, aga äijuhä on siis teie rõhutatult. Nii, siis on meil inna anzalnahu. Kas keegi teab, mis suurast see on? See äkki sellest Fajri suurest. Anzalnahu fi leilatil qadr. Leilatul qadr. Tõesti, meie saatsime teile midagi sihukest. Just, tõesti, me saatsime selle alla ja siis järgneb seal suuras see leilatul qadr ehk siis selle saatuse ööl. Nii, inna tõesti anzalnahu. Hu tähendab siis selle ehk siis vihje Koraanile on ja anzal on siis saatsime alla nää teile. Nii et seda saab siin tükeldada. Inna kõigepealt see tõesti. Anzal tähendab meie saatsime. Anzal nää meie saatsime ja hu on siis selle. Nii. Fiha anhar. Selle sees on jõed või midagi. Just. Anhar on siis mitmus nahrist, mis on jõgi. Ja fi on sees ja hää on siis naissoost tema või see. Vihje siis sellele, et paradiisis on igasugused jõed, on ju. Fiha anhar. Nii, siis on meil källa inna. Kindlasti mitte ja siis tõesti või? Just, et see on selline väga kummaline konstruktsioon jälle üksi vaadata, et källa tähendab kindlasti mitte, no way on ju, ja siis inna tähendab tõesti. Ehk siis, et sellises kohas, kus Allah tahab jälle pöörata tähelepanu, et nagu vaadake nüüd siia, et no on ju. Ja siis ta veel kinnitab seda lisaks selle inna, et paneb sinna tõesti juurde, et nagu kaks tunduvad nagu vastandlikud sõnad praegu siin üksinda, aga selline see, et konstruktsioonid selle mõttele jõu andmiseks on Koraanis siis täiesti olemas. Nii, irji'i ila. Irji'i on käskiv kõneviis, verbis siis raja'a, mis tähendab tagasi tulema. Irji'i, tule tagasi. Ja ila on ju to inglise keeles, kuhugi. Irji'i ila rabbika, tule tagasi oma looja, oma isanda juurde. Nii, siis on meil wama adraka, sellest me oleme mitu korda vist juba rääkinud ka teistel lehekülgedel, seda on ka Koraanis päris palju. Wama adraka, Allah kasutab siis, kui ta tahab jälle rõhutada, et tähelepanu saada, ta ütleb mitu korda. Wal fajr, või et selles suures ei olnud. Leilatul qadr, wama adraka ma leilatul qadr. Leilatul qadri khairun min alfi shahr. Ta nõhutab seda mitu korda, siis ta paneb vahele sinna selle äja, kus ta ütleb wama adraka, mis tähendas mida? Wa on ja. Ma, mis adraka, mis ütleks sulle, mis teeks sulle või mis teeks teile selgeks? Sulle siin konkreetselt, jah. Kä on lõpus ju. Jah, ja seda on päris palju Koraanis, nii et seda tasub teada ja tasub osata niimoodi otse peast lugeda, kui vaatad peale. See on jälle see, eriti seal Koraani lõpupoole, kui me hakkame nüüd Juzu ammast lugema, siis te näete, et seda on päris paljudes kohtades. Mis ütleks sulle, mis asi see on? Ja siis Allah seletab. Nii, siis on jaslaha illa, jälle niimoodi
kunstlikult välja võetud selleks, et jääks see koht, et vaadake nende valikuliste mäddidega ongi see lugu, et ta ei ole selle sõnas nii-öelda, noh, et see tavaline mädd nagu ka, ta ei ole selles sõnas sees tegelikult ju see mädd, et see mädd oleneb hästi palju sellest, et kus ta seal lauses nagu asetseb ja sellepärast siin on sellised väga mehaanilised konstruktsioonid, et suvaliselt nagu üks sõna ja teine sõna ja tegelikult see tähendust on nagu raske siis öelda. Lihtsalt, et jääks see koht praegu teile siia lehekülje peale, kus te peate seda venitust tegema. Nii et tegelikult siin illa tähendab siis la ilaha illallah, näiteks sellest konstruktsioonist saate tuletada, mis on illa. Oli välja arvatud. Ei ole jumalust peale. Ainu jumala on ja illa välja arvatud, siis sealt tuleb siis erand on ja seal oli la yaslaha illa al-ashqa, et siin oli la ka ees. Muidu see praegu, kui mul on lihtsalt siin yaslaha, et see nagu see põleb välja arvatud, aga tegelikult oli, et ta ei põle välja arvatud seal selles konkreetses suuras. Nii, siis on adhabahu ahad. See on 89. suurast, kui ma ei eksi. Karistusega midagi. Just, ongi see adhab on karistus, adhabahu oleks siis mis? Nagu meessoost nende karistus või ei? Põhimõtteliselt jah. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ja tol päeval keegi ei karista nii, nagu tema karistab. Et kellegi karistus ei ole selline kui tema karistus. Sellest siis see عَذَابَهُ, tema karistus, ahad, mitte kellelegi. Noh, jälle üksinda ta on nagu kummaline tõlkida. Siis on wathaqahu ahad, täpselt sellest samast suurast. Ja keegi ei ahelda nii, nagu tema ahelad. Wathaq on siis ahelad ja siis wathaqahu on tema. Vihjatud siis Allah subhanahu wa ta'ala ahelatele. Kellelgi ei ole sellist karistust, kui temal on pakkuda ja ka selliseid ahelaid on ju. Nii, siis on Rabbi ahanan. Rabbi on siis kes? See isand või isand. Mitte lihtsalt Rabb, vaid Rabbi. Mis see i seal taga tähendab? Minu. Minu, jah. Beit, maja, beiti, minu maja. Rabb, isand, Rabbi, minu isand. Häänen ehk siis mu isand on mind alandanud. Noh, jälle siis sellest viimse kohtupäeva kirjeldusest, et mis inimesed mõtlevad ja või ka siinses elus, et see oli vist see koht pigem, et me nagu, kui midagi meil halvasti läheb, siis me süüdistame Allah subhanahu wa ta'alat, et ne vaata, mis ta muga on teinud, ta on mind alandanud, aga kui hästi läheb, siis me ei ole nagu tänulikud. Et siis on, ma olen ise tark, on ju. Et sellise mõttega. Nii. Ileina iyabahum. Siin on, nüüd näete, kui te seda esimest sõna vaatate. Kas te tunnete ära, mis kahest osast see koosneb, küsiksin? Kas see ile ja siis näe või? Just. Ile läheb siis ilei, kui tal on järelliide ja näe tähendab tõesti nagu meie. Ileina, see tähendab nagu meile või antud kontekstis nagu siin on meie teha. Iyabahum. See on ka kahes jupis, mis asi on iyab ja mis asi on hum. Hummi te peaksite suutma tuvastada juba. Mis oli hum? Nemad. Jah, ehk siis põhimõtteliselt ileina iyabahum, et meie teha on nende tagasipöördumine. Iyab on nagu tagasipöördumine. Ehk siis Allah subhanahu wa ta'ala otsustab, millal me siit ilmast lahkume, see point nagu. Ja millal me siis viimsel kohtupäeval üles tõuseme, tema nagu otsustab neid asju
ja ütleb siis, et Ileina, seda te äkki teate või noh, kes ei tea, siis nüüd teab, et kui Allah subhanahu wa ta'ala nagu räägib esimeses isikus Koraanis, siis ta ütleb näe ehk meie ja see ei tähenda seda, et teda oleks mitu, vaid see esiteks elimineerib ära selle, et meessoost, naissoost nagu variandid seal on ja teiseks selle, et see on see kuninglik meie. Näe, ehk ta ei ütle enda kohta nagu äna, vaid on nähnu meie. Et see on samamoodi nagu tegelikult ka meil Euroopa kultuuris, et kui te vaatate ajaloolisi raamatud, et kui kuningad endast räägivad, siis nad ei räägi, et mina, vaid nad räägivad meie. Jah, et see on siis see kuninglik meie. Et meie aga minu arust täiesti kaval viis ka, ma mõtlen inimeste keeles nagu midagi ära peita, sest ütled, et meie tegime siis mingi punt. Kes tegi? Ei tea, kes on ja, aga lihtsalt see nagu üks koht, miks ma pean nagu oluliseks seda teile mainida, et see on see koht, kus näiteks öeldakse, et või noh, vanad araablased näiteks, kes olid ju polüteistid on ja, et näed, Allah subhanahu wa ta'ala, et ta ütlebki meie, noh, et neid ongi siis mitu. Et oleneb nagu, mis taustast sa vaata tuled, et sellisest taustast tulles peab selgitama, et see ei ole sellepärast meie, et neid on mitu, vaid see on sellepärast meie, et see on see kuninglikkuse meie. Samas mõtlen Euroopa kultuuris on see olnud tavapärane ka nagu noh, kuningatel öelda meie, et nagu on niisugune pidulik ja suur. Nii, siis on ämmä, ide. Mis puudutab seda, kui... Just. Jah, see kui. Et ämmä, ide. On ju, et ämmä me rääkisime siin paar lehekülge tagasi, et oli, et millest siis nagu kokku läheb ämmä ja siis ida, aga noh, üksinda ta ei tähenda iseenesest midagi, et see on nagu see kui või sellest kui. Saate aru, et tegelikult ei ole nagu täisväärtuslik lause ega fraas isegi mitte. Nii, siis on Rabbi akramani. See on samast suurast seal, kus oli see Rabbi ähänen vastupidine siis, mida see võiks tähendada siis Rabbi akraman. Mis siin see isand teinud on? Sõna tüvi, vaadake, kas te leiate üles Kärama, millest on näiteks Karim. Jah. Nii, mis see siis võiks tähendada? Mis see isand on siis teinud minuga? Rabbi ma ei oska eesti keeles öelda seda, aga midagi head. Kui eelmine oli, et mu isand on mind alandanud, siis siin on mu isand on mind austanud. Millegagi siis. Karim on ka ju, ta on lahke ka, aga et ta tähendab ka nagu, väljendab ka au kui sellist, et keegi, kes on nagu kõrge, kellel on nagu au, et ta on mulle osutanud au. Rabbi akraman. Nii, siis on fi äi suuratin. See on siis sellisest kohast, kus Allah subhanahu wa ta'ala kirjeldab nagu Koraanis on mitmeid kohti, kus ta kasutab erinevaid sõnu selleks, et väljendada, kuidas ta nagu inimesed nii-öelda kokku pannud või loonud või seal on erinevad tasandid, et nagu üldse nagu füüsiliselt või siis nagu sisemiselt ja et siin on siis selline fi äi suuratin, mis tähendaks fi on siis in nagu inglise keeles, sees ütlev kääne, äi tähendab siis, et milline, which inglise keeles, in which nagu ja siis suura on kas pilt või kuju. Et millisel kujul ta on loonud. Fi äi suurati on siis sellest ajast, millisel kujul nagu fi äi in which image nagu inglise keeles, in which shape. Nii, siis on meil alladhi akhraja. Nii, alladhi tähendas mida? Need, kes või see, kes alladhiina oleks mitmus. Alladhi on ainsus, et see, kes või see, mis ja akhraja, kharaja, see sõna tüvi tähendas araabia keeles, seda me oleme ennem näinud ka välja tulema, väljuma ja ehk siis, et alladhi akhraja, see, mis tuli välja. Alladhi akhraja. See, mis tuli välja. Nii, siis on meil häulai.
see on need nagu väälika. Häulää on siis teine variant öelda. Siis on jälle üks omapärane araabia keele konstruktsioon. Jääuuli. Jää me teame juba, mis on. Seda ma ütlesin, et see on see, mis pannakse enne ütet. See O. Jah. Et nüüd tuleb üte ja see uuli on nagu oli, me rääkisime dhu. Ja mis sõnast me veel teiega rääkisime? Ühesõnaga, araabia keeles on mitmeid erinevaid selliseid sõnu, mis väljendavad, et sa oled nagu millegi omanik. Oli see sama, ma vist tõin teile näiteks, kui me sellest rääkisime, see Dhul Qarnayn Koraanist. Ehk siis see 2 sarve omanik, kes arvatakse olevat kirjelduse järgi see kuningas Aleksander Suur. Ja siis Koraanis nimetatakse Dhul Qarnayn. Ei ole 100% kindel, et see on tema, aga see sama, kes laskis see rauast või ma ei tea, mis metallist selle müüri nende idast tulevate hõimude vastu valada, et nad ei saaks edasi liikuda ja võt need jutud seal on ju. Ja see uuli oleks siis nagu ka keegi, kes on millegi, et siin järgineb jälle mingisugune kirjeldus Koraanis. Nii, siis on jää äbäti, mis tähendab isa või? Jah. Nagu mu isa, jää äbäti. Jälle see jää, mis näitab siis, et üte tuleb järgi. Ja siis on veel üks jääga siin, jää äijätuhä. See äijuhä on meessoost ja äijätuhä on naissoost ja siin räägitakse jää äijätuhän nafsul mutamainna. On räägitud ühesõnaga hingedest. Ega juhul nagu naissoost, grammatiliselt naissoost sõna järgneb ja sellepärast on äijätuhä, mitte äijuhä, mis oleks see meessoovorm. Ja siis jälle näitab see jää siin ees, et see on üte. Nii, siis on meil ta'amihi anna, sorry. Ta'amihi anna. Toit. Või? Nii, toit on ta'am, õige. Ja see hi on meessoost. Tema, jah. Kuna see on ta'amihi, siis see näitab, et tegemist on siin siis selle prepositsiooni käändega. Ehk siis ennem seda sõna Koraanis selle koha peal on mingi prepositsioon. Sellepärast ei ole mitte ta'amuhu või ta'amahu, vaid on siis see, nagu me rääkisime, et see hi võtab siis võtab selle käsra juhul, kui on tegemist siis selle 3. araabia keele käändega. Ja anna tähendas et või tõesti. Nii et jälle sükane tehniline konstruktsioon lihtsalt, et eest on puudu, tagant on puudu, aga lihtsalt selleks, et me saaksime harjutada. Mis ma kirjutan siin? No ma ütlen, sellel ei ole iseenesest mingit tähendust. Siin on ühe lause poole lõpp ja teise lause poole algus. Ja tema toit et või tema toitu et ei tähenda iseenesest midagi. Jälle nagu niimoodi lihtsalt välja lõigatud, et ongi, kui on nagu kaks erinevat, kui on nagu liitlause, esimese poole lõpp ja teise poole algus on siin toodud selleks, et harjutada seda mõndi. Nii täna meil on nende tähendustega natuke raske. Me lihtsalt katsume dešifreerida ja otsida neid asju, mida me nagu tunneme. Nii, siis on ilmihi illa. Ma ütlen jälle, ärge otsige mingit sellele väljendit, et see ei ole väljend, see on jälle ühe poole lõpp ja teise algus. Teadmised välja arvatud kui. Just, no vaata, sa saad väga hästi juba hakkama, on ju. Ja ilm on teadmised, hi näitab jälle tema oma meessoost, tema teadmised, illa välja arvatud. Ehk siis jälle liitlause, ühe poole lõpp, teise poole algus on meil siin. Tema teadmised välja arvatud. Järgmine on samasugune konstruktsioon. Bihi illa. Nii, bihi. Bi on siis kellegi millegi poolt ja kes see keegi on? Näeme hi, keegi meessoost on ja, et tema poolt ja jälle see illa välja arvatud on ju. Et tema poolt välja arvatud.
Nii, siis on häädihi an'aamun. Häädihi tähendas mida? Need. Häädä on meessoost, häädihi on naissoost. Naissoost. Jah, aga mis on häädä? See. See, okei. See, jah, häädä on meessoost, häädihi on naissoost. Nii et see an'aam on kari. See kari. Nii, ja siis on meie vana sõber siin järgmise rea peal. Määlähu ahladahu. Määl tähendas mida? Varandus. Just, ja hu? Nende varandus. Tema Varandus. meessoost. Määlähu, tema meessoost varandus ja ahladahu. Ahlada tähendab, et surematuks tegema ja see hu siin taga tähendaks siis teda, et tema varandus teeb teda surematuks, tähendaks see määlähu ahladahu. See nagu iseenesest koos isegi tähendab midagi, on ju? Jah. Nii, siis on jarahu ahad. Jara tähendab nägema, näeb ja siis hu jälle järelliitena teda, näeb teda ja ahad on keegi, tähendab üks ju vaata, on ju, aga siis kui me räägime, et selles kontekstis ta on nagu keegi, et teda näeb keegi. Jarahu ahad. Kui öelda üks näeb teda, siis on nagu slängis. Jah, põhimõtteliselt. Et üks näeb teda, keegi näeb teda. Siis on jälle siuke mutantkonstruktsioon. Määluhu ida. Määluhu oli siis tema varandus, kui tema ja ida on kui. Ehk siis jälle liitlause. Ühe poole lõpp, teise algus on siin. Määluhu ida. Tema vara kui. Ja siis on wathaqahu ahad, millest me juba tegelikult rääkisime. See on ka siin kordus, mida ma ei ole millegipärast isegi siin eestikeelsel trükil suutnud. Nüüd tõmbasin ringi ümber. See oli meil kolmanda rea teine. Ei ahelda nii nagu tema või kui ma loen vale rea pealt. Jah, tema ahelad keegi tuli siit kokku. Nii, siis nüüd need äja lõpus, mis siis meil on. Bi'ad. Siin on kaks juppi, on see bi, mis tähendab siis by või with. Eesti keeles vaata, meil on ju käänded selle jaoks. Ja ääd oli kes? See oli see rahvas, huudi rahvas, mis on see äädi. Just. Jah. Just täpselt. Jah, just täpselt äädi rahvas, kellest Allah s.w.t. siis Koraanis räägib ja bi-ääd on siis nagu äädiga või noh, ta räägib sellest rahvast. Bi on siis lihtsalt nagu see prepositsioon siin ees. Nii, siis on adab, mis see tähendab? Karistus. Just, väga hea. Siis on raaq. Kas keegi teab, mis on raaq? See on nagu, kuidas eesti keeles on see cure, nagu tervenemine või ravi või raaq. Ravi ja ravi. Jah, ravi või tervenemine. Cure inglise keeles ühesõnaga. Nii, siis on mirsad. Mirsad, mis noh, on natuke keerukas, on jälgimas. Nii. Siis sinin. Vatuuri sinin. Siinai. Nii. Just tahtsin ka Siinai mägi, jah. Tuuri sinin. Siinai on siis sinin. Siis on äämiin. Kindel või? Jah, äämiin, mis tähendab aamen ka ühtlasi on ju, aga mis otseses tõlkes tähendab siis, et noh, et see on kindel, nii on. Baladil amiin on siis näiteks seal, et see kindel maa on ju. Siis on taqwiim. Jälle see, et see puudutas seda,
kui ma õigesti mäletan, et kuidas Allah subhanahu wa ta'ala inimesi loob, on ju. Ahsani taqwiim, parima vormi järgi. Taqwiim on siis see mold, millesse nagu valatakse see vorm. Ahsani taqwiim, thumma radadnaahu asfala saafiliin. Järgmine ongi siis kohe see saafiliin, kuidas ma ei mis mäleta. tähendab madalad kui muru, noh, väga madalad. Et inimesed on nagu madalad, inimesed on, kuidas Allah, et ta jagab nendele seda au, ta jagab nendele nagu alandust vastavalt sellele, et nagu mis testid ja asjad nendel elus on ju. Ja siis saafiliin on madalad. Nii, siis on meil siin zeituun. Viigimari. Teate, mis on? Viigimari. Ei ole. Tsalitiin, aga see samast suurest kusjuures jah, aga mis on zeituun? Oliiv. Oliivid. Ma ei andnud kogu hästi, jah. Jah, wattiini wa zeituun, viigimarjad ja oliivid. Mis siis tegelikult need, kes interpreteerivad Quraani, ütlevad, et ei pruugi üldse tähendada lihtsalt viigimarjad ja oliivid, vaid Lähis-Ida erinevad piirkonnad siis, et Palestiina piirkonnas kasvatatakse oliive. Ma ei mäleta, kus see viigimarja kõige rohkem siis oli, et ühesõnaga siin was zeituun. Sealt suurest mul see probleem tuleb, nad on kõrvuti ja kui ma peast tõlkima hakkan, siis ma ei mäleta kunagi kumba tähendust. Just täpselt, aga ühesõnaga, et interpretatsiooni järgi siis mitte lihtsalt, et me ei ütle, et ongi, et nagu viigimarjad ja oliivid ja siis see Siinai torn ja siis see kindel maa on ju, vaid et need on erinevad Lähis-Ida piirkonnad, need sõnad tähistavad neid, on ju. Aga zeituun siis oma tähenduselt on oliivid. Nii, siis on mamnuun. On siis araabia keeles lõppev, tegelikult seal suuras, kust see konkreetselt võetud oli, ghayru mamnuun, mis tähendab lõputu. Ghayr on nagu ilma araabia keeles. Gha ja siis või see ghain, jää ja ra. Ghayr hääldatakse, ehk siis tähendab ilma milletega, ilma lõputa, ehk siis lõputu. Ghayru mamnuun. Ka mamnuun on lõppev. Ja siis on meil veel ta'buduun. Seda te teate, ma arvan. Teenivad. Abada tähendas mida tüvena. Käfirunist. Just, see on käfirunist, jah. Abada tähendab siis kummardama, teenima. Ja ta'buduun, teie kummardate. La a'budu ma ta'buduun, sellest samast ajast, jah. Teie kummardate, ta'buduun, näete, olevik on, sest et see tä näitab siis teist isikut ja uuna seal taga näitab seda, et tegemist on mitmusega, ehk siis teie, teine isik mitmus on teie ja see abada kummardama. Seal sees see tüvi. Ja siis on meil viimane sõna, jaumuddiin, mis tähendab otseses tõlkes palun ja siis, et mis see tähendus on. Jaumuddiin Quraanist käib läbi mitmeid kordi. Jaum on päev, on ju. Diin on usk. Meie usk on, me ütleme, diinul islam on meie usk, on ju. Nii, diinul islam. Ehk siis usk selles mõttes, et nagu islam ja kristlus ja nii edasi. Jaumuddiin on usupäev. Ja see kaudses tähenduse või milleks seda Quraanis kasutatakse, on viimne kohtupäev, jaumuddiin. Üks viimse kohtupäeva nimedest on jaumuddiin. Vot selline lugu täna. Loodan, et saite natukene targemaks jälle. Minu arust see on täiega äge, et jälle nagu peab vahetama ja mõtlema, et kust kohast tuleb ja siis vahepeal nii, et mõnda sõna ei mäleta, siis ma spiikerdan reaalselt eelmiste lehtede pealt. Aga väga hea, vaata, siis sa tuletad meelde ja siis see on ilmselt järgmiseks korraks sul paremini meeles, kui sa vahepeal unustasid ja siis pidid jälle vaatama. Enamus on nagu meelest, vahepeal on hea, kui see on niisugune nagu hasartmäng, ma vaatan, kas ma jõuan ära spiikerda, kui ma mõnda ei tea. No vot. Siis sa vähemalt tead, kust vaadata juba, on ju? Yeah. Sa mäletad, kus see oli.
ja ja mõni ega asi spiikerda tuleb peab ka mitu oskama. korda. Just. Aga kas te teate, tüdrukud, et meil on ainult 3 lehekülge jäänud veel, jah? Ja siis me saame hakata Qur'ani lugema, nii et meil on veel siin, ma vaatan praegu Hamzatul Wasl ja siis on Lam ja Ra ja siis on mingid väikesed muud erisuse märgid siin veel. Kui me Aga Qur'ani hakkame lugema, kas siis põhimõtteliselt hakkame kohe koos nagu lugema niimoodi, et kõik loevad ja teised kuulavad või noh, see, kes loeb ja teised kuulavad või kuidas? ma pole veel päris täpselt läbi mõelnud, kuidas me seda teeme. Ma arvan, et me otsustame seda asjade käigus, nii oleks vast kõige mõistlikum. Et seal on mitu erinevat meetodit, kuidas seda saab teha. Ma arvan, et me valime selle meetodi, mis meile sobib, aga selleks me peame nagu katsetama ennem natukene. Vot. Aga Airi, kuule, sa võid praegu nüüd siis kinni panna.